Tere. Kas ma mäletan õigesti, et meil oli kokkuleppe, et võtte kestab kella 2-ni? Praegu on kell 5:30. Selles mõttes, et ma väga vabandan siiralt. Teinekord lihtsalt on niimoodi, et need võtted lähevad kauem, sest seekord meil oli siuke väga tehniliselt keerukas, emotsionaalselt keerukas võte. Ma saan aru, et siin tehakse suurt kunsti ja et teil ei ole kedagi, kes nende ajagraafikute eest vastutaks. Aga teate, minusugusel lihtsal inimesel on ka omad kohustused. Selles mõttes, et meil ajagraafiku inimene oli, kes sellega tegeles, aga seoses nende eelarve küsimustega teate teinekord raha jätku ja siis meil oli üks tudeng, aga ta ka alles õpib. Võib-olla ta natuke eksis ja läks natukene aega üle, aga tegelikult see põhjus oli ikkagi see, et see on emotsionaalselt, oli väga keeruline võte ja tehniliselt ja te ju ise nägite ka. Aga minu siirad vabandused, see muidugi ei vabanda seda, mis on juhtunud. Vabandused on ju toredad asjad küll, aga kuidas need kompenseerivad minu raisatud aja? 1000 vabandust ei ole sama, mis 1000 eurot. Ja ei ole, muidugi ei ole selles mõttes, et aga see, see... Emme, ma ei saanud seal süüa ka. Kogu aeg tehti proovi ja siis filmiti ja siis tehti jälle proovi ja siis jälle filmiti. Ja kui ma lõpuks vaatama läksin, ei olnud seal midagi, ainult mingid küpsised, mis olid ka 10-tega. No meil oli selline jooksev lõuna oli, iga üks ise läks. Jooksev lõuna? Minema jooksev lõuna, no ma loodan, et see tulemus on siis seda väärt, et selle nimel pidi last näljutama. Ma veel kord siiralt vabandan, aga meil on üleisest võttest jäänud võileibu külmikusse, et juhul kui te tahate, siis kalaga on, vorstiga on ja tahate, ma toon teed. Las ta olla. Kus see leping on? Näidake mulle seda. Jah, see ei ole üldse mingi probleem. Aga vaadake kõik andmed ja asjad üle. Loodan vähemalt, et tasud kantakse õigel ajal üle. Muidugi. Kindlasti. Siin ei ole üldse nagu mingit küsimust ka.